Moskvat ründab praegu ajaloo suurim Ukraina droonirünnak. Sõda on taas jõudnud Vladimir Putini võimukeskuse lähedale. Improviseeritud sireenid, suletud lennujaamad ja videod, mis näitavad, kuidas Vene kaitse üritab taevas reageerida. Rünnak omistati Ukrainale ja jõudis rahvusvahelistesse uudistesse kui üks suurimaid droonirünnakuid Moskva vastu alates Venemaa sissetungi algusest. Rünnak toimus samal päeval, kui Ühendkuningriik teatas hiiglaslikust abipaketist Ukrainale. 150 000 drooni aasta lõpuks, lisaks üle 350 õhutõrjeraketi ja radarite. Samal ajal, kui Kreml püüab jätta muljet, et kõik on kontrolli all, nägi pealinn droone tõkete vahelt läbi lendamas ja rususid tsiviilaladele kukkumas. Nafta töötlemistehas põleb teist korda paari päeva jooksul ja elanikud otsivad teavet kohalikes vestlusgruppides. Kuna riigi televisioon eelistas rääkida igapäevaselt diplomaatilisest olukorrast, ilmast ja Venemaa suurusest, saab just siin Putini jõunarratiiv tugeva hoobi. Venemaa lubas kaitsta Moskvat mitmekihilise kaitsega, pantsiirisüsteemide ja pealinna ümber paikneva kaitsega. Kuid ringelnud pildid näitasid puudujääke, sihtmärkidest mööda lendavaid rakette ja tunnet, et Kreml ei suutnud lööki tõrjuda. Mida tabas Ukraina Venemaa logistilises südames? Miks Putin püüab varjata piinlikkuse ulatust? Kuidas Moskva sai pihta, kuigi oli õhukaitsev ümbritsetud? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Rünnak tabas Kapotnia naftatöötlemistehast Moskva kaguosas, mis on seotud Gazprom neftiga. Tegevus toimus öösel ja jätkus hommikul, kui Ukraina droonid jõudsid Moskva suurlinna piirkonda ning põhjustasid tehasest tulekahju. Venemaa teatas, et on mitmes piirkonnas alla tulistanud 100 droone. Kuid juba ainuüksi vajadus kustutada tulekahjusid, peatada lennud ja selgitada pealinnas tekkinud kahjusid, näitab, et Venemaa kaitse ei suutnud takistada selle operatsiooni poliitilist mõju. Kiiev ründab sihilikult kütuse, logistika ja energiataristu objekte, püüdes vähendada Venemaa tulusid, raskendada varustamist ning näidata, et Venemaa ei saa iga päev Ukraina linnu rünnata, arvates, et tema enda pealinn jääb puutumatuks. Sotsiaalmeedias levinud videod näitasid pingelisi hetki Moskva taevas. Mõnes videos lendasid droonid üle äripiirkondade, õhutõrjesüsteemid avasid tule ning pärast tõrjumist kukkusid objektid alla. Teises kohas jäädustasid elanikud suitsu, mis tõusis rafineerimistehase piirkonnast. See stseen pälvis tähelepanu, sest Moskvat kujutatakse Vene propagandast tavaliselt kui kindlust, mis on sõjast kaugel. Kuid seekord ilmus sõda pealinna enda taevasse. Kui fookuses olid hooned, teed ja linnaosad, mis veel hiljuti tundusid Ukrainale kätte saamatud, kujunes Vene õhutõrje selle piinlikkuse keskseks osaks. Moskval on mitu kaitsekihti, laiali paivutatud varustus ja süsteemid, mida on aastaid esitletud kui piisavat vastust välistele ohtudele. Sellest hoolimata näitas rünnak nähtavaid puudujääke. Teated ja videod viitasid rakettidele, mis eksisid droonidest mööda, plahvatustele taevas ja alla kukkuvatele rusudele. Pärast tõrjekatseid jäi pantsiirisüsteem, mida Venemaa kasutab moodsa kaitse sümbolina, lõpuks paljastatuks stseenides, mis tekitasid sotsiaalmeedias irooniat. Propaganda räägib müürist. Pildid näitasid haavatavat pealinna, mõju ulatus kaugemale kui rafineerimistehas. Transpordi- ja lennundusametnikud peatasid ajutiselt lennud Moskva lennujaamades õhuohu tõttu. See mõjutab pealinna normaalset toimimist ja näitab, et rünnak ei piirdunud ainult tööstuspiirkonnaga. Samal ajal, kui videod rafineerimistehasest ja õhutõrjest levisid sotsiaalmeedias, rõhutas ametlik uudiskajastus normaalsuse kuvandit. Putinil oli poliitiline päevakava, kõned maailmakorrast ja muud kõrvalteemad. See kontrast ärritas, sest näitas Kremlile omast klassikalist propagandamudelit. Kui tegelikkus muutub raskeks, püüab ekraan teemat vahetada. Aastal 2026 ei piisa enam sellest, kui tulekahju lihtsalt telepildist eemal hoitakse. Elanik filmib, avaldab, kommenteerib ja muudab ametliku vaikuse nõrkuse tõendiks. Putin viibis sel hetkel Kaasanis, võõrustades Kagu-Aasia rahvaste assotsiatsiooni juhte. Ametlik pilt oli juhist, kes kontrollib olukorda, naeratab rahvusvahelistel kohtumistel ja räägib globaalsest mõjust. Samal ajal pidi Moskva tegelema droonide, suitsu ja häireseisundis lennujaamadega.
See erinevus võimupildi ja pealinna taevas valitseva reaalsuse vahel seletab, miks see juhtum nii palju kaalub poliitiliselt. Vladimir Putin soovis näidata stabiilsust, Ukraina aga näitas haavatavust. Volodymyr Zelenski käsitles rünnakut vastusena Venemaa agressioonile ja rõhutas, et Ukraina ei jää oma linnade pommitamisele vaikides pealt vaatama. Tema sõnavõtt järgnes seisukohale, et Moskva peab tundma sõja tagajärgi, mille Kreml ise algatas. Ukraina välisminister Andriy Sibirha ärritas samuti Vene elanikke, öeldes, et küsimus selle kohta, mis toimub, tuleks esitada Putinile. Sest just Venemaa alustas sõda. See, kes toob hävingut teistele, ei saa nõuda igavest rahu oma kodus. Rünnak toimus samal päeval, kui Ühendkuningriik teatas hiiglaslikust abipaketist Ukrainale. 150 000 drooni aasta lõpuks, lisaks üle 350 õhutõrjeraketi ja radarite. Teate tegi Briti kaitseminister Dan Jarvis Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumisel Brüsselis. Paketi väärtus ületab 752 miljonit naela, mis on ligikaudu 996 miljonit dollarit ning see rahastatakse Venemaa külmutatud varadega seotud laenuga. Tegelikult ütleb London, et Putin maksab ise osa selle sõja arvetest, mille ta alustas. See Briti pakett aitab selgitada, miks Moskva tunneb kasvavat survet. Ukraina ei sõltu rindel ainult vaprusest. Ta laiendab oma võimalusi, saab välisabi ning ühendab droonid, radarid ja õhutõrje üha tehnoloogilisemas sõjas. Ühendkuningriik soovib tugevdada Ukrainat nii selleks, et ta suudaks vastu pidada Venemaa rünnakutele, kui ka selleks, et säilitada reageerimisvõime. Putini jaoks probleem on selles, et iga uus abipakett pikendab Kiievi vastupidavust ja vähendab Venemaa lootust võita kurnamissõjas. Brüsselis toimunud kohtumine näitas samuti, et Ukraina on jätkuvalt lääneriikide sõjalise päevakorra keskmes. Kontaktgrupp koondab 10 riike ja arutab täpselt seda, mida Kiiev vajab territooriumi hoidmiseks, linnade kaitsmiseks ja surve avaldamiseks Vene struktuuridele. Briti pakett ei tulnud üksi. See lisandub uutele sanktsioonidele, energiaalasele toetusele ja aruteludele ballistiliste rakettide vastaste kaitsesüsteemide üle. Samal ajal üritab Putin veenda maailma, et Venemaa võidab kurnamissõjaga. Ukraina liitlased jätkavad varustuse, raha ja tootmise lauale panemist. Iga edukas rünnak sunnib Venemaad rohkem kulutama kaitsele, suunama ressursse linnade kaitsmiseks, seletama sisemisi läbikukkumisi ja tegelema elanikkonna väsimusega. Ukraina kasutab odavamat tehnoloogiat, et tekitada palju suuremaid poliitilisi ja majanduslikke kulusid. Teisel poolt püüab Moskva vastata, väites, et enamik droone tulistati alla. See väide ei kustuta siiski toimunu mõju. Pealinn, mis peab sulgema lennujaamad, välja kuulutama hädaolukorra, tegelema rafineerimistehase tulekahjuga ja nägema videoid õhutõrje läbikukkumisest, on juba mõju tunda saanud. Venemaa võib teatada suurtest allatulistamiste arvudest, kuid otsustav punkt on hoopis mujal. Droonid jõudsid liiga lähedale, tabasid olulisi sihtmärke ja paljastasid lõhed täieliku kaitselubaduste ning kaasaegse sõja reaalsuse vahel. See juhtum mõjutab ka sisemist moraali. Vene kodanik, kes on harjunud sõda televiisorist vaatama, Kremlile lojaalsete saatejuhtide kaudu filtreerituna, näeb nüüd teiste elanike salvestatud videoid, mis näitavad droone tema enda pealinna taevas. Kui Moskva on nii hästi kaitstud, siis kuidas rafineerimistehas jälle pihta sai? Kui kaitse on nii tõhus, siis miks näitavad nii paljud videod puudujääke? Kui Vladimir Putin kontrollib kõike, siis miks peab pealinn harjuma suitsu ja õhuhäiretega? Briti 150 000 drooni pakett saabub just sellises olukorras, olles poliitiliseks kütuseks Ukraina strateegiale avaldada Vladimir Putinile survet, selle asemel, et lihtsalt uusi rünnakuid oodata. Venemaal on endiselt sõjaline jõud, raske relvastus ja võime põhjustada Ukrainas tohutut hävingut. Aga rünnak Moskva vastu lammutab selle haavamatu kuvandi, mille Vladimir Putin on loonud. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, teli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare. Nii saad olla kogukonnaga veelgi rohkem seotud. Milson Alves.